Tere tulemast minu uude stuudiosse, kuhu on siis sammud seadnud Ahto. Tere Ahto. Tere. Mul on tegelikult väga hea meel, et just Ahto on esimene stuudiokülaline, sest me räägime Hooandja projektist ja sellest, et me kavatseme koos Ahtoga minna maakondadesse üle Eesti ja rääkima lastele ja nende peredele sellest, mida me oleme elus läbi teinud, küll juba võrdlemisi noorte inimestena ja püüame utsitada peresid siis tervislikumalt ja teadlikumalt toituma ja liikuma. Meil on Ahtoga nimelt üks väga konkreetne ühine nimetaja. Nimelt me oleme mõlemad olnud lapsepõlves mitte rahul oma kehaga ja üks ühine nimetaja on tegelikult veel, et nüüd me oleme mõlemad sportlikud. Ahto küll alustas sporditeed varem kui mina, peab tunnistama. Aga jaa, Ahto, 17-aastane noor jalgpallur, tippjalgpallur, Eesti koondislane Raplast. Tulid siia minu stuudiosse. Mul on sellele tõesti väga hea meel. Aga mis see ikkagi sind toona 12-aastaselt pani mõtlema, et peaks oma keha eest hoolitsema hakkama, et kindlasti väga paljud lapsevanemad vaatavad seda videot ja loodetavasti lapsed noorukid ise ka. Mis see siis oli? No ma arvan ikkagi see sõna ülekaal ja et kuidas see mind defineeris, et kui ma lugesin seda tervisekaardilt, kui ma kooli vahetasin, et olen ülekaaluline, ma mõtlesin, et ma ei taha olla, et niimoodi mind tuntaks, kui ma viin neid teise kooli paberi vahetaks, et ülekaal. See oli selline ebamugav sõna, et tahtsin sellest lahti saada. Aga tunne oli ka ebamugav või seda veel ei olnud? Ei, tunne oli kindlasti nagu just see, et kui suvel käisid sõpradega ujumas ja niimoodi, siis nagu teised sõbrad ja kohe särgid seljast ja ujuma, mõtlesin, et ma ei tea, ma vist täna ei tule, et jätan vahele, et sellised olukorrad just nagu. Oligi nii, et oleks ujumata jäänud? No, tuli ette küll niimoodi, et sõbrad olid, et kuule, et lähme ujuma, et täna pole õhtul midagi teha näiteks, aga ma pigem mõtlesin, et ma mängin kodus, et mängin arvutimänge parem, et täna ei tule. Et jääb nagu aktiivne tegevus tegelikult tegemata sellepärast, et ja sõpradega olemata, et tunne on nagu selline, nagu ta on, eks. Enda keha pärast. Jaa, no mul oli endal tegelikult sama lugu, et soe suvepäev on ju, toona oli kärssas ikka rohi, eks. Muru oli siuke kärssand ja ma mäletan, et niimoodi lõõmas see päike ja sõbrad ütlesid samamoodi, et kuule, et võta ära, sul on ju kuum, eks. Ja ma mäletan, et ma ei tahtnud seda särki ära võtta, et jah, et tekitab tegelikult, ütleme, ülekaal tekitab psühholoogilisi probleeme ja enesetunde küsimust on ju, et enesetundega ei ole üldse hästi ja mis on asja nagu tuum tegelikult on see, et tõenäosus, kui laps on ülekaaluline, on väga tõenäoline, et ta on ülekaaluline või lausa rasvunud ka täiskasvanuna ja see oli minu see tee, et ma olen selle statistika elav näide, kuidas ülekaalulisest mitte enda kehaga rahul olevast lapsest sai ühel hetkel mõnikümmend aastat hiljem siis, või natuke vähem, aga aastaid hiljem siis rasvunud täiskasvanu, et oli jah, ei olnud väga hea olla. Aga mis sa ette võtsid siis sel hetkel, kui sa ujuma sa sõpradega läinud, läksid parem koju arvutimänge mängima, mis ilmselgelt on hoopis vastupidine, mida tegema peaks, eks. Et tegelikult peaks ju rohkem liikuma ja just vähendama neid istumistunde arvuti ekraani taga olemist. Siis kuidas sa siis üldse kätte võtsid selle asja? Jalgpallitrennis ma selle ajal juba käisin, et sellest liikumises ei saanud nii suur probleem olla, et aktiivne ma olin, aga siis ma hakkasin märkama, et toitumisega saaks midagi muuta, et kui oled teinud seal tund-pool trenni ja siis higistanud kõvasti ja läksin peale trenni poodi, ostsin endale neid limonaadi saiaksi komme, et sinna see kõik ju treenitud osa läks, et sõin kohe endale kõik sisse tagasi.
mittevajalik toitu, kodus oli olemas näiteks soe toit. Selle asemel oleks võinud seda süüa. Et hakkasin jah toitumisele pöörama tähelepanu rohkem. Ja täitsa ise? Jaa, ise ei olnud keegi sundis. Tuli täitsa sellest, et taha olla enam see ülekaaluline ja tunda ennast hästi. Nägid tervisekaardil sõna ülekaal ja siis ise otsustasid, tegid selleks targa liigutuse. No vot jah, et sinusuguseid kahjuks ma teist ei teagi ausalt öeldes, et mul on hea meel, et Tiit, kui sa seda peaksid vaatama, siis aitäh, et sa autot ikkagi soovitasid ja et me lõpuks sinuga kokku saime. Et iga kolmas laps Eestis on ülekaaluline või rasvunud, on ju, ja kui kõigil oleks nii palju jõudu ja jaksu, et ise ennast kätte võtta, oleks see ikkagi ju palju, ütleme, meie lapsepõlv oleks palju helgem ja õnnelikum, eks, on ju. Et ilmselgelt, noh, mina näiteks ei olnud õnnelik, kui ma ei saanud võtta ära oma särki seljast, on ju. Et kuidas sa tundsid, kui sa ei saanud minna ujuma koos sõpradega? Jah, eks kui see nagu, sa tule, või noh, sõber ütleb, et tule lähme ujuma, et siis nagu ma ei ütle talle, et jah, et ma ei taha tulla, et ma häbenen oma keha. Siis endal on küll selline nagu ebamugav tunne, siis ütled, et ma ütlen mingi vabandus välja, et ma täna ei saa lihtsalt, et loodad, et ei hakka seal küsima. Mul on nohu või keha või? Jaa, midagi sellist. Ema kutsus koju, et ma pean ema aitama või arvutimängud ja nii. Aga selles mõttes see on nüüd muidugi suurepärane jah, et täna mängid sa nüüd tipptasemel tegelikult võiks öelda ikkagi väga kõrgel tasemel jalgpalli, et kas oleks sinna jõudnud, kui sa oleksid edasi seda ülekaalu tiitlit kandnud? Ma arvan, et vastupidi, et jah, mingil hetkel oleks tulnud see plokk ette, et ma ei jaksa enam lihtsalt mängida, et füüsiliselt väljakul. Et sel hetkel, kui ma veel enne seda otsuse tegemist oli jah, veel väikene selline jalgpallimäng, aga nüüd tänapäeval juba, tänasel päeval ma mängingi juba suurel platsil 90 minutit, et sellisena ma ei jaksaks elu sees seda mängu vastu pidada. Väravavaht võib-olla saaksid olla? Ja väravavaht jah, oleks kõige suurem mängi ära. Jah, nii ta on. Aga see kõik, mida me siin praegu räägime, seda me tahame viia veel pikemas vormis üle Eesti laiali ja kuhu iganes, eks, et igasse maakonda päris ausalt ja meil on veel palju rääkida ja nippe ja nõuandeid ja seda kõike selle eesmärgiga, et need lapsed, kes täna ka oma keha häbenevad, saaksid siiski õnnelikumalt tulevikus elada. Et see on tegelikult nii kõlab veits klišeelikult vaata, aga tegelikult ju nii on ja et nad saaksid olla täisväärtuslikumad ja tegelikult ega minul toona läks see ülekaal hetkeks üle, kui ma teismeliseks sain, aga ta tuli tagasi ühel hetkel, kui ma olin seal ülikooli läinud esimestel aastatel ja point oligi selles, et mul olid juba lapsepõlvest sellised harjumused sees, eks. Ja ma ei teadnudki üldse, kus see energia tuleb ja kuhu see läheb, eks. Et meil on siin laua peal ka, me käisime enne Aatoga poes ja ostsime kõiksugu sellist kraami, mida me võib-olla toona sõime ehk liiga paljugi ja siin on tegelikult 2 Ahto lemmik trennijärgset maiust ja sellist energialaksu on siin laua peal ka olemas, et eks me hiljem räägime veel täpsemalt nendest, miks need meil siin laua peal on. Aga tõsi on see, et energiat tuleb lihtsalt liiga palju meil ja isegi me ei teadvusta ja okei, kui lapsed tegelikult on ju täiskasvanute mõjusfääris ka, on ju. Lapsed ostavad ju ise võib-olla siis pärast trennilimpsi ja kommi on ju nagu sina, aga väga palju on täiskasvanute roll, eks. Koju ostetakse siis igast asju on ju põhitoidu kõrvale ja kauplustes ka on ju, et on ju täiskasvanud need, kes meile neid reklaame ette panevad, et Ahto, tule ja osta meilt seda või toda, eks. Et seda enam tegelikult on hästi oluline
miks me just oleme mõelnud teha perepäevad, rääkida ka vanematega ja nendega, kes tegelikult seda toidulauda meil suures osas ka kujundavad lastel. Sest et oli mul üks juhus, kus ühe 12-aastase poisi, me olime ise ka toona ju või polnud just oma kehaga rahul just selles vanuses umbes. Ja 12-aastase poisi ema pärast trenni ütles pojale, et ta pole jõudnud midagi süüa teha ja nii kiire päev on olnud, et läheks ostaks pitsat. Ja mille peale ma siis kohe reageerisin, et ühes pitsas, ja meil on laua peal ka siin üks pitsaviil, aga ühes terves pitsas on ühe 12-aastase päevane energiakogus, mida ta üldse tohib ära tarbida ja kui siis ära ei kuluta seda energiat, siis jääbki keharasvana meie kehadele, kõhule, meil oli mõlemal kõhuga teema, eks on ju, kõhule, kätele, reitele ja nii on ka tegelikult täiskasvanutega täpselt sama lugu. Et kui ikkagi tarbida rohkem energiat, kui päevas jõuad ära kulutada ja nii püsivalt, siis need ülekilod ka tulevad. Ehk siis kaalu langetamiseks on vaja tarbida vähem kütust toiduenergiana, kui keha päevas vajab. Ja nii iga päev, nädal ja kuu. Ja tegelikult kui on teada, kus energia tuleb ja kuhu läheb, siis on oluliselt lihtsam kontrollida. Aato, kas sa sööd näiteks kommi, pitsat ja piparkooki tänapäeval ka? No ikkagi alles jah, aga tähtis on ikkagi see, et mis kogusega süüa, et kui sa korra kuus sööd näiteks midagi sellist, siis ei ole hulla, kui see ongi sul selline harjumus, et sa veel igat trenni korda lähed pooli ja ostad endale neid kommi ja pitsat ja asju. See ei ole täpselt. Jah, õige, et siin meedias oli just juttu, üks suur pealkiri oli, et kes sa selline oled, kes sa keerad mu lapsele kommi umbes, et otsi endale uus töökoht. See ei olnud minust see artikkel tõepoolest aga point on selles, et kommi võib süüa küll, aga point on selles ka, et jah, kui palju seda süüa, et kui laps sööb ikkagi ühe paki komme päevas ära või isegi 2 päeva peal ühe paki komme, siis seda on ilmselgelt liiga palju, et selles videos, mis me suvel tegime, on ju, ja mis on Hooandja portaalis üleval, et seal on kommipakk ja siin on näha osad need kommid, et see kommipakk tegelikult seal oli umbes 1000 kalorit, eks. Ja see on peaaegu, et pool päevasest 12-aastase mõõdukalt aktiivse lapse siis energiavajadusest on ju. Sööbki paki komme ära ja siis ongi nagu pool lööb limpsi peale ja praktiliselt varsti ongi terve päevane energiavajadus käes. Aga muidugi ju, nagu sa ütlesid ka, vaata, et emal on ju kodus söök valmis tehtud, koolis saab süüa, hommikul saab süüa, eks. Et see kõik läheb ju sinna kuhugi vahele, toidukordade vahele näksimisele, eks. Et siit jutust tulebki välja, eks, et see liigne kaloririkaste toitude selline söömine, liiga rutakas söömine või liiga suurtes kogustes söömine ja toidukordade vahele söömine on see just, mida saab nagu vältida, eks. Kuidas sa praegu ennast tunned? Väga hästi, elu parimas vormis praegu ja hea olla. Hea, et ma selle otsuse üldse tegin, et 12-aastane. Nüüd ma mõtlen küll järele, et nagu, et huvitav, et kuidas mul üldse selline klõps käis. Ma tegelikult olin noor poiss, aga et kohe sellise asja peale mõtlesin, et okei, ma nüüd võtan ennast kätte, et ei ole vaja seda süüa. Väga hea nukid. Sa oled ikka suur eeskuju selles mõttes, et see ongi see info või see ongi see eeskuju, mida me siis tahame tegelikult viia maakondadesse ka, on ju. Et okei, hetkeolukord on selline, nagu ta on ju. Iga 3. laps täna Eestis on ülekaaluline või rasvunud, aga meil on võimalik seda muuta. Ja võimalik seda muuta koos peredega, et kui emad-isad teevad ka teadlikke otsuseid iga päev, et mida nad oma lapsele siis ette annavad, on ju. Ja lapsel ka samamoodi, et nad saavad aru
no vaatavad, kuulavad Ahtot, eks on ju, ja vau, et selline spordipoiss, et see kindlasti inspireerib ja ma väga loodan, et see seda teeb. sest noh, mis meil plaanis ongi rääkida siis oma lugu, on ju, teha üks selline hariv, interaktiivne, terviseteemaline Kahooti viktoriin, kus igaüks saab osaleda. Ja siis on plaanis sellised juba nagu sellised perekesksed tegevused, et teeme koos süüa, teeme koos trenni. Ahto näitab seal, kuidas palliga trikke teha. Mina näitan seda, kuidas jõurihmaga kodus trenni teha ja igal pool tegelikult meil ei ole jõusaale, eks. Ja ligipääs on nii, nagu ta on, siis igale perele on ette nähtud ka üks selline jõurihm, mida ma kasutan praegu siin sellise riiulina. Ja et sellega on võimalik kogu keha trenni teha ja tõesti kus iganes. Ja sobib kõigile vanuserühmadele, et ka lapsed ja noorukid peaksid tegema tasakaalu ja jõuharjutusi ja täiskasvanud kindlasti ja samamoodi ka eakad, et tegelikult kõik peaksid tegema ikkagi jõuharjutusi ka ja olema üldse aktiivsed ja vaata, mida nad suhu pistavad, et siis on see elu palju õnnelikum ja ütleme rikkam tegelikult, eks. Aga no nii, vaatame siis, mis meil siin laua peal on ja meil on siin tegelikult väike selline challenge ka, et ega ütleme ausalt, isegi ei tea, kui palju energiat kuskilt tuleb alati, aga ma tean kohta, kus seda kontrollida. Ja selle järgi siis ma reastasingi nüüd siia siis toiduained, mida üldjuhul süüakse päris palju ja mille siis söömise järel võib need ülekilod päris kiirelt enda kehalt leida. Ja Ahtoga me siin poes käisime, siis mõtlesime, et mida me ise kunagi liiga palju sõime ja mida me küll täna sööme mõlemad, aga mõõdukalt. Ja siin igas selles anumas on 100 grammi täpselt sedasama toiduainet. Siin küll näeb selline kahtlane välja, aga siin on 100 milliliitrit, nendes on 100 grammi. Ja nüüd ongi Ahtole ülesanne, et reastada siis need toiduained. Neid kahte sa oled ju, nendega sa peaksid tuttav olema, on ju. Kommid ja limonaad. Et reastada need siis vastavalt kaloraažile 100 grammi kohta. 100 grammi on ette nähtud või ette pandud siin. Siin on piparkoogid. Praegusel ajal eriti hinnas ja söödav kaup. Siis on need samad kommid, mis olid seal videos, mida me Hooandjas näitasime. Hooandja videos siis. Siin on limonaad. Tavaline klassikaline limonaad, ühtegi pakendit ei ole siin välja toodud, et keegi solvuks. Siin on krõpsupakk, tähendab peaaegu terve krõpsupakk on siin 100 grammi krõpse. Suht kerged on ju, päris kiirelt võimalik sisse süüa endale. Ja siin on siis mitte nii hästi õnnestunud pitsa. See on valmis pitsa, külm pitsa, külmutatud kujul. Lõikasin siis 100 grammise tüki. Ja siin on siis natuke kärssanud osa, aga no pole hullu, me jäime Ahtoga jutustama. Aga milles see point on see, et siin on siis kolmandik seda pitsat. Ja see on 100 grammi. Aga üldjuhul enne Ahtoga arutasime ka, et kui me kuskilt väljas süües telliks pitsa, siis seda oleks ikkagi selline suur kuhi, eks. Kogus wow. Ja kui üks laps selle ikkagi sisse tõmbaks, siis nagu enne pitsast juttu oli, siis päevas rohkem põhimõtteliselt süüa justkui ei tohikski ja kui sööks või kui sööb laps rohkem, siis tegelikult ja ära seda ei kuluta, siis jah, et jääbki sinna kõitukese peale, eks. Ja lapsel on pärast halb olla, on ju. Peab siin välja mõtlema midagi, et ei saaks või peaks minema ujuma siis sõpradega. Aga no nii, Ahto, ole siis nüüd hää. Vaatame nüüd, et ühesõnaga alustame siis siit poolt, et siin on kõige väiksema kaloraažiga 100 grammi kohta ja niimoodi siis läheb.
et see on siis esimene koht siin praegu, jah? Alustame siit, et see on esimene, siia panen number 1 ja siis siit panen need siis omavahel ritta, et mul on tegelikult endal spikker ka, et ma üldse teaksin, kui palju need grammi täpsusega, et väike vihje ka, et ühe puhul, ühe toiduaine puhul on see vahe nii väike 100 grammi kohta. Nii. Püüa siis panna 100 grammi või 100 milliliitri kohta, pane siis paika. No nii, teie võite ka kodudes kaasa mõelda, ehk siis siin on piparkoogid, 100 grammi piparkooke, 100 milliliitrit limonaadi, 100 grammi komme, lutsukaid, 100 grammi krõpse, 100 grammi pitsat. Mõelge kaasa, kuidas teie reastaksite kaloraaži järgi? Limonaadi ma tõstsin juba siia, aga pitsa ja krõpsud, ma arvan, ma vahetaks need ära. Okei. Krõpsud siia ja pitsa. Ehk siis sinu see top oleks siis niimoodi, et on piparkoogid. Mis see? Kõige vähem siis on neis. Nii, siis on limonad, aha, kombid ja siis pitsa krõpsud. jah, nii, ja vaatame siis, mis sul täppi läks ja täppi läks täpselt 2 asja. Ehk siis kommid on õige koha peal ja neid sa ju tead ka, oled ju tarbinud, on ju. Ja krõpsud on kõige kõrgema kaloraažiga 100 grammi kohta, aga üllatus, üllatus, 100 grammi või milliliitri kohta, siis kõige vähem kaloreid on küll limonaadis. Aga nüüd on niimoodi, et kui see 1,5 liitrine limonaad ära juua, siis sealt tuleb umbes 200 kalorit. Aga siin on kaloreid umbes 40, täpsemalt 38. Siis teisel kohal on tegelikult pitsa. Et siin on 100 grammi kohta 249 kalorit. Siis on jah, nagu oli kommid, nagu sinulgi. Ja nüüd, mille sa panid esimesele kohale, aga mis tegelikult võistleb krõpsudega ja millel on krõpsudega 100 grammi kohta ainult 3 kalorit vahet. Ulme, mees ütles ulme ja piparkoogid, väga salakaval kraam. Ehk siis need 2 siin, jah, et mees on hämmingus, eks. Et tegelikult ega ma aimasin ise, aga vaata, ega ma ise ka tegelikult toidukoostis andmebaasist järele ei kontrolli alati. Küll aga enne kui ma hakkan sööma, siis ma kontrollin aga niimoodi, et ma nüüd poes käin ringi ja ma tean, et nii, selles on nii palju, selles on nii palju, selles on naa palju kaloreid. Et seda ma kindlasti ise ei jälgi ja ma ei kujuta ette, kuidas ma oleks ise selle pannud siin, on ju. Aga tõsi, need 2 siin on põhimõtteliselt kaloraažilt 100 grammi kohta võrdsed. Ja päris palju söödakse ikkagi jõulude ajal ju piparkooke ka, on ju. Iga jõul, jah. See on väga populaarne teema, jah. Ja noh, ja me räägime siin päris palju kaloraažist, on ju. Aga noh, tegelikult ega need ju, kui nüüd võtta kõik kokku, siis põhimõtteliselt kui juua ära poolik limonaad, süüa ära see pitsalõik, nii palju komme ja need kõik päevas, siis üks 12-aastane poiss ja mina ise ka, sest meil on umbes sama päevane energia kogus, mida me vajame. Ma olen ju ikkagi pea 3 korda vanem ja suurem ja rohkem jõutrenni teinud, rohkem lihasmassi, aga jaa, tõsi, kasvav organism vajab energiat päris palju. Mina enam vana mehena mitte nii väga, aga tõsi, et kui nüüd see kõik ära süüa, siis ega enam päevas rohkem midagi süüa ei tohikski. Aga mis juhtub on see, et siit ei saa kätte vajalikke toitaineid, saab kätte liiga palju rasva ja üleüldse mitte valku ja üleüldse jah, et ei ole üldse tasakaalus.
toidulaud ja mis siin täiega puuduvad, kogu täiega on vitamiinid ja mineraalained. Et need on organismile ka väga olulised, üks olulisem kui teine, aga tõsi, et valgud, süsivesikud, rasvad, see tasakaal on ka kogu täiega mööda ja siin süsivesikuid tuleb siin hästi palju just suhkrust, lisatud suhkrust ja rasvu tuleb just nendest nii-öelda halbadest rasvadest. Nii et jah, vot, et päris palju õpetust oli meil endilegi, aga tõsi, et maakondades üle Eesti on väga palju selliseid peresid, kes tegelikult vajaksid seda know-how'd ja me oleme valmis minema koha peale ja seda kõike jagama ja kui keegi tahab meiega kampa lüüa, toitumisnõustajad, treenerid, kõik, kellel on oma lugu ka rääkida, tulge kampa ja teeme koos selle maakonna tuuri nii vägeva, et kõik räägivad pärast, et voh, et küll sai, need mehed käisid meil ja naised käisid meil koha peal ja rääkisid ja vot selle tõttu ma oma elu näiteks ka muutsin, et mina näiteks olen väga rõõmus selle üle, kui kasvõi üks laps ütleb paari aasta pärast, et vot ma käisin seal kuulamas neid mehi ja naisi ja et võtsin pärast seda ennast kätte või et pere võttis ennast kätte ja nüüd ma olen palju rõõmsam ja olen palju kaugemale jõudnud, nagu näiteks sina, eks, kes sa muidu Eesti koondises täna ei mängiks ja poleks võhmagi. Mängiks seal oma seal, ma ei tea, mitmendas liigas on ju, kui üldse ja jah. Nii on. Jah, et toetage meie seda projekti ja loodetavasti saame siin loetud nädalatega selle eelarve kokku ja uue aasta esimeses pooles juba siis tormame maakondadesse, et rääkida sellest kõigest veel pikemalt, nagu me praegu siin rääkisime. Aitäh, et sa tulid, Ahto, ja inspireeri ikka seal kodukohas veel edasi ja loodetavasti kõik, kes meie seda videot vaatavad, saavad ka juba väikse inspiratsioonilaksu kätte, aga siiski koha peal maakondades saab see tuur olema veel võimsam ja veel rohkem infot ja veel rohkem fun'i